Täna keskpäeva paiku said paljud Lõuna-Eesti piirkondade elanikud ohuteate, mis soovitasid drooni nähes varjuda. Eesti õhuruumi eksinud Ukraina drooni lasid Jõgeva maakonnas Põltsamaa ligidal alla Rumeenia hävitajad. See on esimene kord, kui Eestis droon alla tulistatakse. Õhuväe süsteemid tuvastasid juba enne Eestisse sisenemist ühe võimaliku ohu. See oli seal keskpäeva kandis ja see õhuoht selles mõttes realiseerus, et see droon sisenes Eesti territooriumile, millele järgselt loomulikult käivitati kõik vajalikud protseduurid, mis me oleme eelnevalt kokku leppinud ja olid üleval ka Balti õhuturbe hävitajad ja Balti õhuturbe hävitajad siis antud juhtumil Rumeenia F-16 tulistasid selle drooni siis Võrtsjärve ja Põltsamaa vahel alla. Just sündmuste arenemise ajal oli peaminister Riigikogu kõnetoolis esinemas julgeolekupoliitika aluste teemal ja sai torgata kriitikutele. Ütleme nii, et siin käis just debatt selle üle, mis on Eesti võimekus, aga ma saan aru, et nüüd lasti just üks droon Võrtsjärve kohal alla, nii et küllap me ikkagi asjadega saame hakkama ka. Droon on ju Eesti kohal varem ka lennanud. Miks seekord otsustati ikkagi alla lasta? See otsus, et kui droon on ohtlik meie tsiviilelanikkonnale, see allatulistamise otsus on juba varem ette valmistatud. Praegu on meil läinud õnneks nii hästi, et pole sellist kriitilist olukorda tekkinud. Kuid tänast olukorda soosis just see, et oli hea nähtavuspäevane aeg ja me suutsime selle drooni visuaalselt enne lasku tuvastada. Olime täiesti kindlad, et see on just mitte kaitseväele või liitlastele kuuluv droon, sest praegu on ka Kevadtormi õppus ja droone on õhus palju. Venemaa loodepiirkonda tabasid täna enne lõunal korduvad droonirünnakud. Selle tõttu suleti mitmel korral nii Pihkva kui ka Peterburis Pulkova lennujaam. Leningradi oblastis kuulutati välja droonioht. Kus kohast ta tuli ja kuhu ta teel oli? Tuli lõuna poolt ja liikus põhja. Oli temast ka teada midagi rohkemat, et mis operatsioon käimas oli või mis ta originaalne sihtpunkt siis oleks pidanud olema? Ei, me käsitlesime seda kui ühte Vene Föderatsiooni poolt eksitatud drooni ja vastavalt siis ka käitusime. Sündmused hakkasidki Eesti õhukaitse jaoks arenema Lätist. Kā jau zināt, šodien neilgi pirms 12. tika izsūtīt šūnapraides paziņojumi mūsu valsts austrumu pierobežas reģioniem par to, ka ir apdraudējums gaisa telpā. Šis apdraudējuma pārvarēšanai jeb neutralizēšanai tika paldies visiem iedzīvotājiem, kuri ievēroja šūnapraides ziņā teikto, rīkojās atbildīgi, meklēja patvērumu, necēla paniku. Diemžēl šādas situācijas notiek un ir iespējams, ka tās atkārtosies, kamēr Ukraina aizstāvās pret Krievijas agresiju un mēģina ietekmēt mērķis Krievijas dziļumā. Läti kohaliku meedia ning Läti TV3 andmetel katkestati 9. klassi õpilaste riiklikud eksamid ja toidupoode suleti. Katkestati ka rongiliiklus, mis mõjutas mõnevõrra isegi Eesti rongiliiklus, kuna viibisid Vilnius-Tallinna rongid. Nii nagu Eestis hakkavad ka Lätis droonijuhtumid muutuma sagedaseks. Ja šādiem gadījumiem mūs arī evakuācijas mācības ir bijušas. Mēs esam atstrādājuši jau šo variantu, jo mēs esam pierobežas skola. Mums jābūt gataviem faktiski uz visu. Ida-Läti piirkondi samal ajal tabanud elektrikatkestused ei olevat olnud seotud droonidega, vaid võrgu ülekoormuse ja remonttöödega, teatas Läti kriisijuhtimiskeskus.